Toome teieni põnevamad uudised siit Soomest Habitare elamumessilt. Tõelise uudisena oli Habitarel välja pandud prototüüp kummaliselt põnevast kameeleonlambist, mis peegeldab erineva nurga alt vaadates erinevaid toone. Inglise firmalt Decode. Need laua peal olevad mõnusalt valguvad valgustid sobivad just nimelt lauale, aga ka suurepäraselt põrandale ning ka klassikaliselt lakke, samuti Decodeilt ja nii uued, et hindugi veel pole. Puhtad vormid, nööbid, lakoonilisus ja pisut mängulisust ka sinna sekka Taani firmalt Norman. Lõbusate vormidega diivanite ostmisel on ka see eelis, et firma lubab diivani 10-päevases kliendini toimetada. Tõeliselt nutikad skandinaaviapärased valgustid ja kõiksugu vahvad aksessuaarid kutsusid uurima ja oma kodu uute detailidega rikastama. Marimekko lennutas aga superpommi kaunis, Soome erinevatest ilmatujudest inspireeritud lauanõude kollektsioon, mille maalilised ja tundlikud akvarellimustrid pärinevad kõik valikust Marimekko disaineri Aino-Maija Metsola visanditelt. Kauni põhjamaise vormi andis nõudele Sami Ruotsalainen ja väärilise lisana esitleti ka Marimekko kangaste ja nõudepere uusimat liiget Mari Isopahkala poolt kaunilt disainitud söögiristide komplekti. Ei teagi, kas see 2009. aastal tehtud Eero Aarnio ripptool on ehk järgmine disainiklassika. See valgustimudel aga on Aarnio värskeim uudis just välja tulnud. Puiduse ja põhjamaise vormiga laualamp, mille soetaja ilmselt pärandab selle veel lastelastelegi. Uued õllilambid, nutikas ja humoorikas nagu ikka, aga siiski ei midagi uut. Midagi euroalustest ikka ka. See suur massiivne valgusti on aga tehtud headest mõtetest, mis on kirjutatud õhulisele kalkapaberile. Nii on saanud headest mõtetest või siis ka poolikutest visanditest hoopis hea valgustipilv. Ja parim ehitusuudis Iglu ajalehe rullidest. Keegi oli tõeliselt kannatlik. Tulemuseks akustiliselt täitsagi tummine koopake, mille vastupidavust tuulte käes veel ilmselt testitud pole. Eriti ratsionaalne taburetitorn nendele, kellel ruumi eriti vähe ja iga ese arvel. Nutikas riidepuu kogum kas seinale või ruumi eraldajaks. Hea idee, aga ma ei ole tema toimivuses päris kindel. Ja miks ei võiks selline rohekooslus köögilaua kohal olla? Ja lõpetuseks The Best of Best Red Dot auhinna võitja Inno disaintoode Aura. Need toolid siin, milledel peale ilu on veel mitu head omadust. Akustiline, müra summutav efekt. Samuti on neid võimalik mõnusalt ringidesse paigutada, luues justkui eraldatud tsoon ilma seinu ehitamata. Disainimaailmas on üldse toimunud üht-teist äkilist. Tuntud Iimsi kaubamärgi patendiomaja Vitra on ära ostnud Arteki. Kuna Kukkapuro tooteid esindanud Avarte läks pankrotti, siis on Kukkapuro oma toodete esindusõiguse andnud omakorda Artekile. Saab siis näha, kuidas see kõik ühte jalga käima hakkab. Kohtumiseni järgmisel laupäeval, kui me räägime ehitusest, remondist ja sisustusnippidest.